Nüüd selleks, et võrrelda digitaalse reaalsuse eelnevat perioodi, peaksime me looma mingisuguse mudeli või vähemalt skemaatiliselt ütlema, millised reaalsused ja horisondid meie arvates maailmas toimivad ja mis on muutunud seoses sellega, et digitaalne reaalsus on meieni jõudnud. Ja selleks saaks kasutada siis üldiseid mõisteid, reaalsused ja horisondid. Horisont, millele me korraks juba ka viitasime, on kahtlemata üks mõisteid, mida fenomenoloogia suure edukusega kasutab. See on Norra mäed Rootsi poolt vaadatuna ja me võiksime öelda, et siin on vähemalt kaks horisonti. Üks horisont siis kui maa ja vee piir ja teine kui taeva ja maa piir. Ja selle konkreetse pildi peal me võtamegi kätte pliiatsi või sulepea ja tõmbame selle joone ja võime endaga rahule jääda, et horisont on määratud. Kuid nii vee kui taeva puhul, nii nagu siin esimeses nurgaski me näeme, ei ole see väga täpselt siiski kirjeldatav, kus see konkreetne piir on. Ja maa ja taeva puhul kahtlemata teame me kõik, et see piir ei saabugi meieni. See on ainult nähtav ja oletatav. Seetõttu kasutatakse horisondi mõistet siis teineteisest erinevate nähtuste, kuid samal ajal ühenduses olevate nähtuste omavahelise piiri kirjeldamiseks. Ja siin on Cesare Cesarino 1521. aasta gravüür arhitektuurist, kus ta on määranud horisontaaljoone. Ja nii nagu Brunelleschi mudeli puhulgi, mida Albertigi kirjeldab, on see, et kui me vaatame, siis pole väga tähtis, kas need kiired tulevad meie silmast või satuvad meie silma. Kaks sellist abstraktset teineteist läbivat kolmnurka kindlasti moodustavad. Kuid horisont siis on kahtlemata äärmiselt eksistentsiaalne ja oluline nähtus. Niipea kui inimene on määratlenud horisondi, määratleb ta ühtlasi ka mõisted üleval ja all, vasakul ja paremal, eespool ja tagapool, taevas ja maa ja kui seal liiguvad taevakehad ja nende me saame vähemalt aru sellest, et nad liiguvad, siis ongi loodud terviklik kosmoloogiline süsteem. Nii et see gravitatsioonist tekkiv horisont tõepoolest on omapärane metafoor mitmete nähtuste kirjeldamiseks. Nüüd reaalsusi on filosoofias tegelikkuse kohta mitmeid. Rafaeli pilt siin Vatikanist kirjeldab siis kahte tegelast. Ühelt poolt siis Platonit, kelle käes on raamat, mille peale on kirjutatud Timaios, ladina keeles siis Timeo, ja Aristoteles hoiab käes raamatut, mille peale on kirjutatud eetika, tõenäoliselt siis Nikomahose eetika. Ja me võiksime küsida, mis on see fundamentaalne reaalsus, mis toetab kõike muud. Ja Heidegger ütleb, et siin me võiksime kasutada substantsi mõistet, siis stants, seisund, staasis, seisma ja substants kui üleüldine reaalsus, mis seisab millegi peal. Siis fundamentaalne reaalsus, mis toetab kõike. Võiksime seda ka nimetada hüpostaasiseks. Ja sellisest olekust võib tuua mitmeid erinevaid reaalsusi kui hüpostaas. Neid fundamentaalseid reaalsusi, mis kõike muud toetavad või kõige muu liikumist lubavad käimas hoida, võib olla mitmeid. No monistlikud on ainult ühe reaalsusega, nagu vulgaarne materialism, mis kujutab ette, et peale väljade ja elektronide liikumise maailmas ei olegi midagi muud. Dualistlik süsteem, mis on kõige tavapärane, kus tihtipeale jaotus on siis vaimne ja mittevaimne või materiaalne ja ideaalne või pluralistlikud süsteemid. Staasis ma jätan selle Indo-Euroopa tüve vahele, mis on iseenesest väga huvitav. Kõigis Indo-Euroopa keeltes ta seisukohana või seisundina on olemas. Ja küsimuseks tekib, et kuidas siis algupäraseid neid esimesi või fundamentaalseid reaalsusi kirjeldati ja loodi. Ja loomulikult siin kõige paremaks viisiks on müütiline retsitatiiv, mida uuesti ja uuesti korrates reaalsus ennast kehtestab. Ja siin on me kõik teame Piibli oma,
alguses lõi Jumal taeva ja maa, aga selle 2000 aastat või peaaegu 2000 aastat vanem versioon on siis Babyloonia loomiseeposest Amar Annuse tõlkes. Kui ülal ei olnud nimetatud taevast ega all maa nime lausutud, kui jumalaist keegi ilmunud polnud, nimesid lausutud, saatuseid seatud. Ja lugu läheb siis edasi, kuidas jumalate saatuse tahvlid, savitahvlid, kus nende nimed on peal ja ühtlasi saatused on varastatakse ja kuidas siis sellest see maailm kõik tekib. Niimoodi on võimalik siis üle saada müütilises maailmapildis siis, kuidas maailm alguse saab. Kuid Platoni puhul on siis kaks reaalsust. Ma tahaks jõuda olukorrani, kus me arhitektuuri kirjeldades saaksime rääkida kolmest reaalsusest. Platon kirjeldab neid siis olemise ja saamise reaalsustena. Üks on siis see igapäevane maailm, kus kõik muutub, see on see saamise maailm ja ideaalne ideede maailm olemine, mis on jääv ja kestev, kus siis loetakse need mustrid meie igapäevasesse maailma ja nende vahel siis toimib selline tundmatu ja haaramatu suurus ehk ruumiline kategooria, koora, nagu ta seda nimetab ka kõiksuse emandaks, kus dünaamilise liikumise hetkel ruum kehtestub ja püsib ainult selle dünaamilise liikumise hetke. Ja ma ei hakka ka siin süvenema Timaioses kirjeldatud siis olemisõpetuslikule maailmale, kuidas Platon kirjeldab selle ülesehitust, ta võtab siis ühe riba, millel on need proportsioonid, mis siin joonealuse viitena on toodud, lõikab need kaheks, teeb nendest kerad ja paneb nad omavahel siis pöörlema, aga ilus on siin vaadata seda üldistust, mis ta toob ingliskeelses tõlkes siis he ordained to be the motion of the same and the inner motion of the other. Ise ja teine liiguvad vastandlikes suundades. Väga kaunis ja poeetiline. Aristotelese puhul ei ole tegemist kahe eraldi reaalsusega, vaid kahe eraldi võimalusega. Ja Aristotelese dialektiline maailmakäsitlus ütleb, et meil on potentsiaalsus ja ainult potentsiaalsus on Jumal. Ja siis on meil aktuaalsus ja aktuaalsus on sellisel kujul ainult surnud mateeria. Ja kõigis asjades on neid erinevates proportsioonides, seetõttu on mõned asjad jumalikud ja mõned mitte. Nii et neid reaalsusi võib filosoofilistele süsteemidele üles ehitada mitmeid. Mina ehitasin ühes uurimuses selle üles siis kirjutisele, mille nime on Criteria for Validation. Need on siis Inglise kuningliku akadeemia poolt välja antud selline kirjeldus sellest, mida peaks arhitektuuriharidus endas siduma. Ta on suhteliselt lühikene dokument. Selles mõttes on teda võimalik vaadata arhitektuuriga seotud nähtusi oma positsioonil, mis nad on tekstis. Teksti võib vaadata kui tervikliku objekti nime ja lisaks on sellele veel ka mõned alusraportid, kus saaks veel täpsemalt seda analüüsida. Seetõttu Criteria for Validation sobis väga hästi tähendusanalüüsiks, millistelt vaatepunktidelt või milliste reaalsuste seisukohalt võiksime me kirjeldada arhitektuuri protsessi. Ja olulisteks terminiteks, mida ma vaatasin või mida ma uurisin, olid siis arhitektuurne kavandamine, architectural design, arhitektuur ise, architecture väga üldiselt ja arhitektuuriline teadmine, architectural knowledge. Ja suhteliselt selle dokumendi alguses on juba esimene lause, mida võib teravdatult vaadata. Inglis keeles kõlab see siis niimoodi. The teaching of design is central to architectural education and the understanding of the process of designing is fundamental to the creation of good design. Ja me näeme, et juba ühes lauses on ingliskeelne verb ja nimisõna design väga sünteetiline ja ujuva tähendusega mõiste muidugi. Antud kolmes erinevas versioonis, siis teadmine kavandamisest, kavandamise protsess ise kui selline ja kavandamise tulemus. Ja kuna nad on kõik siin eraldi välja toodud, siis ma ütleks ka niimoodi, et nad suure tõenäosusega kuuluvad erinevatesse reaalsustesse. Ja kui nüüd rühmitada ja liigitada kogu see dokument, siis me jõuame teatavate domeenide või valdkondadeni, mida võiks kirjeldada järgmiselt. Kavandamise lähtekohad, kavandav isiksus,
kavandamine kui protsess, kavandamise tulemus ja kavandamise resultaat. Ja me läheneme kogu sellele maailmale valmis üksikisiku ehk arhitekti või arhitektuuri üliõpilase seisukohalt, mis loomulikult on puudulik, kuid lähtekohaks sobib see siiski suurepäraselt. Ja nii võiksime me öelda, et suures mahus koonduvad need erinevad väljendid või ekspressioonid arhitektuuri kohta koonduvad kahe reaalsuse juurde. Esiteks siis isiksuslik, autorlik, mina kui kavandav isiksus, kus on algupärased ideed, arhitekti toimimine, ideede kokkupanek ja polariseeruvad ka teiseks, mis ei ole minu kontrolli all, mis on selgelt väljaspool minu tegevust. Me võiksime seda nimetada siis mitte minaks või objektiivseks reaalsuseks, kui me ennast kirjeldaksime subjektiivse reaalsusena. Ja sinna kuuluvad mudelid, ehitused, ehitamine ja valmis objektid. Ja kusagil seal vahel on siis niinimetatud kavandamise horisont, kus ideed muutuvad ühest olekust teise ja lõpuks mingil salapärasel moel selle skeemi järgi jõuavad ka tegelikkusesse ja kehtestuvad ruumi ja aja erinevate moodustena siin ja praegu meie jaoks. Nüüd kahtlemata selline lihtsustatud mudel ei toimiks ja nii nagu Derrida ütleb, keel, mida ma räägin, ei ole minu, see on emakeel. Enne, kui ma hakkasin mingitki keelt rääkima, anti mulle terviklik struktuur ema poolt, siis emakeel. Ja emakeel sellisena kujutab endast juba esimest võimsat sotsiaalse reaalsuse mõjutusvahendit. Ja kogu meie lõplik areng siis selleks hetkeks, kui me saame arhitektideks või disaineriteks või insenerideks, on tegelikult mõjutatud selle sotsiaalse reaalsuse poolt. Nii et minimaalselt peaksime me sotsiaalse reaalsuse sellesse skeemi kaasa tõmbama. Ja huvitav, mida kahtlemata kirjeldab ka arhitektuuri õpetamise praktika, on see, et tegelikkuses saab või töötab inimese ja maailma vaheline horisont kavandamise horisondina ainult siis, kui ta on paralleelselt kirjeldatud ka keele horisondi poolt. Ja seda keelt me võiksime vaadata väga laialt, see on orgaaniline, naturaalne keel, mida me räägime iga päev omavahel, see on filosoofiline keel, aga see on ka piltide keel, kujutiste keel, filmide, ajaloo, kultuuri, kõige kogu nende meediumite erinev horisont, mida võiks terviklikult nimetada keele horisondiks. Ja isegi professionaalses arhitektuuris ju kavandamise horisont toimib ainult siis, kui me tellijaga koos arutame neid asju ja anname nendele nähtustele, mida paberi peal märgitakse, anname neile mingisugused tähendused. Ja need tähendused reeglina antakse keele horisondil ja alles seejärel muutuvad nad kavandatud objektid ise muutuvad ise rääkivaks ja ise toimivaks. Nii toimub kavandamise horisondil edasi-tagasi liikumine märgilisel ja reaalsel viisil. Me ehitades mudeleid ei ole me väga kaugel sellest, et ehitame tegelikkust. Aga joonistades pilte ja tehes projekte, me oleme kahtlemata veel keele tasandil või märgilisel tasandil. Ometi liiguvad need objektid projekteerimise käigus siis mõttefookuses pidevalt edasi-tagasi ja mälestused nendest kahtlemata kehtestuvad ja kinnistuvad sellel kavandamise horisondil. Siin tekib veel üks omapärane võõrandumise moment, millele ma ei tahaks palju pöörata, on see, et me mäletame neid eelmisi kavandeid ja nende tähendusi ja seame nad võrdväärseks või paralleelseks uute tähenduste ja uute kavandustega. Mis tähendab seda, et kavandamise horisont ulatab ka ajas tagasi tänu meie alateadvusele või tänu meie heale mälule ja tuleb sealt taaskord uute tähendustega tänasesse sellesse momenti, kus teadvusfookus selle projekti või nähtuse kirjeldamisega tegeleb. Nüüd ma tahaks siit selle lühikese, ma loodan, et mitte väga igava reaalsuste kirjeldamise juurest tulla kavandamise ja eksistentsi horisontide hübridiseerumisele. Nimelt, kui me vaatame seda, kuidas arhitekt kavandab ja pikka mööda tema ideed liiguvad arhitekti
teadvusest liiguvad tegelikkusesse ja omandavad seal mingisuguse uue materiaalse vormi, siis samamoodi tegelikult võiksime me selle olukorra ümber pöörata, et meie teadvus ja meie keha juba väga varajasest noorusest on seda objektiivset reaalsust, seda mitte minule mitte allumatut maailma katsunud, maitsnud, kuulanud ja pikkamööda on sellest tekkinud see teadvustus maailmast kui sellisest. Me oleme maailma ära õppinud, me kuidagi tuleme siin toime, kui me tänase päevani oleme ellu jäänud. Mis tähendab seda, et disaini horisont teistpidi vaadates on ühtlasi ka eksistentsi horisondiks, mis seab sellele skeemile veel ühe laienduse või veel ühe täpsustuse. Et lisaks peame me rääkima siiski veel eraldi eksistentsi horisondist. Ja eksistentsi horisont on subjektiivse reaalsuse või subjekti mõtleva isiksuse ja maailma vaheline suhe. Ja sellel on kaks olulist meediumi, või moodust, mis suure tõenäosusega on ikkagi mitte füüsilisse maailma kuuluvad, vaid teadvusliku maailma kuuluvad. Need on moodused ajast ja ruumist. Me saame ruumis hakkama ja toime tuleme seal ainult sellepärast, et need moodused meie jaoks kui inimkonna jaoks on enam-vähem ühesugused. Ja siis nende mooduste taga on tõepoolest see füüsis, see materiaalne reaalsus, mida me ei taju ega ei koge nii kaua, kui see siseneb mingisuguste mooduste läbi meie teadvusesse. Ja arhitekt projekteerides siis läbi oma heade kaaslaste, ehitajate, inseneride, tellijate ja kõigi teiste, mida on siin sellel skeemil siis vasakul pool kirjeldatud kui vaatleja või observerina, kes on ka samasugused subjektiivsed reaalsused. Siis arhitekti looming jõuab tõepoolest sellesse füüsisesse ja loetakse sealt uue fenomenina üles. Ja me võiksime kujutada siin seda keskmist olukorda ka subjektiivne reaalsus mina arhitekt ja subjektiivne reaalsus mina vaatleja, kui ühe ja sama indiviidi erinevad etapid. Ühel hetkel me näeme, kuidas see maailm tõesti meie ümber on loodud füüsiliselt siin ja praegu ja võib-olla see on isegi hoopis teistsugune, kui me oleme seda kavandanud. Ja sellisena siseneb taaskord meie teadvusesse. Kuid ma tahaks öelda, et siin on üks minu arvates väga oluline moment, et ühiskond tervikuna või ühiskond sotsiaalse reaalsusena ei ole võimeline seda kogema. Ta saab seda kogeda ainult läbi keele horisondi vahenduse. Mis tähendab seda, et sotsiaalne reaalsus on võimeline arutlema ainult keele tasandil, mis ei ole eksistentsiaalse ruumi tasand. Me võime püüda seda eksistentsiaalsust kirjeldada mis tahes keelte meediumi vahendusel, kuid see kahtlemata ei korva seda ruumi eksistentsiaalset kogemust. Nii et me võiksime rääkida siis eksistentsi horisondist, kus on põhilised moodused aeg ja ruum. Me võiksime rääkida kavandamise horisondist, mis on meie igapäevase planeerimise ja igapäevase tegevusega väljaspool arhitektuuri tegelikult moodustab selle, mida me kavatseme teha tänasel päeval või homsel päeval. Ja siis see keelte horisont, mis saadab meid imagosfäärilise seisundina pidevalt selles protsessis. Nii et me saaksime rääkida tegelikult siis kolmest reaalsusest, objektiivsest reaalsusest, subjektiivsest reaalsusest, sotsiaalsest reaalsusest ja kolmest horisondist nende reaalsuste vahel. Ja see punane skeem näitab indiviidi ja maailma vahelist suhet ja teine siis juba keerukamaid sotsiaalseid suhteid, mis ühiskonna või kultuurina mõjutavad nii meie tänast olekut, meie tekkimist kui meie igapäevast tegutsemist. Nüüd aga, kui me tuleme digitaalse reaalsuse juurde, siis me näeme, et kõiki neid horisonte on hakanud varjutama või kõik need horisondid on omanud endasse digitaalne reaalsus. Ja me võiksime öelda, et digitaalne reaalsus ei olegi reaalsus kui selline, vaid ta on haaramatu ja nähtamatu digitaalne horisont. Nii ruumi kogemine, nii kavandamine kui erinevad keeled jõuavad meieni läbi digitaalse reaalsuse või läbi digitaalse horisondi. Või ütleme nii, et digitaalia on haaranud kõik need horisondid endasse. Ja selle puhul
on ju veel eriti hästi näha, et see toob kaasa hägustuva sotsiaalse reaalsuse. Sest sotsiaalne reaalsus ei jõua enam meieni sellistes ühiskeeltes, mis on ametliku uudistekanali vaatamine või laulupidu või jalgpalli võistlus, kus inimesed istuvad üksteise kõrval, mis täna on keelatud ja mõneks ajaks vähemalt, ma loodan, ainult. Ja kogevad üksikindiviididena, kuid koos kogevad seda nähtust. Tänaseks on see hävinenud nendesse ekraanidesse, üksikisiku kustomeeritud ekraanidesse ja see sotsiaalne reaalsus hävineb üha rohkem. Mitte asjata ei ütle täna psühholoogid, et noortel inimestel, kes on väga palju vaadanud oma telefoni, on raskusi emotsioonide identifitseerimisega. Nad ei tea, mida näoilmed tähendavad, sellepärast, et neil puudub see sotsiaalne reaalsus. See on mõnes mõttes väga huvitav, aga ka väga hirmutav nähtus, mis sotsiaalse reaalsuse hägustumisega tekib. Aga siis, kui me vaatame nüüd tõepoolest neid erinevaid mooduseid, aja ja ruumi moodused on meie jaoks, nagu me vaatasime, sellise voolava perspektiiviga eraldatud. Nad ütlevad nii ajaliselt kui ruumiliselt meile ette, mida me peaksime tegema. No näiteks siin on hea jada imagosid, kui 1972 esimest korda tehti kosmosest foto niinimetatud sinisest marmoritükikesest, mis maailm oli, andis see kõigile teatava tunde, et me kõik oleme siin koos ühel ja sellel samal väikesel planeedil. Kuid 2014 juba selfide selline kokkupanek andis meile ka teatava ülevaate sellest, mis maailm on ja kuidas siin toimitakse. See pandi siis kokku 36 000 fotost ja väga hästi oma tausta ja värvikammaga annab meile teatava ülevaate maailmast, aga täna on meie põhiliseks maailma vaatamise objektiks on ikkagi Google Earth. Et me võiksime öelda, et see tegelikkus, füüsiline ja eksistentsiaalne tegelikkus on ühe kompanii poolt meile antud ja meis kasvatatud, nii kui me seda igapäevaselt kasutame. Või kui me räägime kavandamisest, siis peaaegu enam ei kavandata pliiatsi ja paberiga või vanade töövahenditega, kõik toimub digitaalses reaalsuses. Rääkimata sellest, et ka meie igapäevane keel võetakse mobiiltelefonideks lahti algosakesteks, no ma oletan, et nullideks ja ühtedeks ja pannakse uuesti kokku. Ja me tõepoolest ei tea, kui meil puudub kontekst, kellega me räägime, kas selle inimesega, kelle häält me tunneme või on seal tegemist hoopis boti või AI-ga selle taga. Nii et ma pean tulema siis natukese tagasi ja ütlema, et digitaalreaalsus, millest ma olen lubanud rääkida, ei olegi mingi digitaalne reaalsus, vaid see on horisont, aga ta on horisont ja ta on nagu metahorisont, ta on haaranud kõik ülejäänu endasse. Me võiksime teda selle rõhu andmiseks siis nimetada digitaalseks universumiks. Nii oleme me olukorras, kus digitaalia muutub võrdväärseks nende eksistentsiaalsete moodustega, mis on ruum ja aeg meie ümber. Ja neid reaalsusi võime me nüüd ehitada sellesse digitaaliasse või digitaalsele horisondile lugematu arv numbreid. Ja me võime igast nähtusest või entiteedist teha oma ette reaalsuse, mis ujub siis digitaalses fluktueerivas universumis. Teataval metahorisondil võiksime me seda niimoodi nimetada. Ja me jõuame veel vaadata selle loengu lõpuks siis ühte omapärast tunnetusõpetuslikku nähtust, mis käib kaasas arhitektuurse, insenerliku, tööstusdisainliku kavandamisega. Ja kavandamise, alates renessansis, siis kavandamise algupäraseks kujutluspildiks on, et me võime reaalsust kirjeldada. Ja selle kirjeldusvahendina, mis on puhas ideaalne, mis on matemaatiline ja geomeetriline nähtus,
võime me kirjeldada mitte seda, mis on tegelikult, vaid võime ka kirjeldada seda, mida me suudame ette kujutada. Nii on võimalik, et me võtame selle ettekujutise sellest skeemist välja ja tavaliselt piisab 3 lõikest reaalsuses, et kirjeldada lihtsamaid objekte, mida me kavatseme teha, kavatseme kasutada või mida me suudame välja mõelda. Nii nagu näiteks see kiil, millega on võimalik puid lõhkuda. Kahjuks ei ole mul selle viidet, ükskord ma selle haarasin internetist ja nüüd see elab siin illegaalselt, elab minu ettekannetes. Aga kiil, siis lihtne terasest kiil puu lõhkumiseks. Nüüd, kui me kavatseme sellise kiilu teha, kas puust või rauast selleks, et puid lõhkuda, siis me võime seda kirjeldada. Me võime teda kõigepealt läbi mõelda ja seejärel kavandamise horisondil kirjeldada. Siis kavandamise horisondil seda mõtet või seda asja olemust me mäletame kui minevikku. Me kujutasime endale ette minevikus, siis kujutasime ette, milline see objekt saab olema. Ja kujutlesime teda ette tuleviku jaoks. Mõnes mõttes siin muidugi me oleme nüüd drastilises situatsioonis, et kui see objekt on valmis saanud, nii nagu me seda oleme ette kujutanud, siis me mäletame tema saamislugu või mäletame tulevikku. Siis sellist, milliseks ta saab. See tähendab ühtlasi seda, et kavandamine on alati avatud tulevikule kui võimalik uus reaalsus. Nii et paradoksaalselt me mäletame tulevikku. Kuid me võime vaadata seda ka eksistentsi horisondi seisukohalt, kui üks asi on meie käes, me tahame teda kirjeldada, me kirjeldame teda küllalt täpselt nii, nagu tehakse inventariseerimisjooniseid ja siis on meil selle projekt. Ja seda projekti vaadates me tegelikult ju ei tea, kas me kirjeldasime olevat nähtust või tulevat nähtust. Nii, et mineviku mälestusest saab meie kujutluspilt tulevikus. Me saame teada, mida me siis konkreetselt mõõtsime ja uurisime. Niisiis me kujutleme minevikku. Nii et tänu projektile eksistentsi ja kavandamise horisondil on see lahti nagu mõlemas suunas, nii mineviku kui tuleviku suunas. Ja paljast kavandamise horisondist ei ole teada, kas me liigume tegelikkuselt võimalikkusele või võimalikkuselt tegelikkusele. Nüüd, kui kõik horisondid langevad omavahel kokku, nii keelehorisont, kavandamise horisont kui eksistentsi horisont, siis kogu see kavandamise protsess toob endaga kaasa ühe suure määramatuse. Siis kui kõik nähtused digitaalses reaalsuses ei ole midagi muud kui kavandamisnähtused, siis minevik ja tulevik on selles digitaalses kavandamisprotsessis kogu aeg äravahestamiseni sarnane. Nüüd modernistlik ruum siis tekib sellisel ettekujutusel, nii nagu Brunelleschi seda esimest korda kirjeldas. Meil on võimalik vaadata vaadete ja plaanide seisukohalt ja hiljem tulevad lõiked. Modernistlik ruum ütleb, et me kujutavat geomeetriat võime lahti võtta koordinaatideks ja me võime siia teha miljardeid erinevaid lõikeid ja kirjeldada pidevusi selles protsessis ja muuta see algoritmiliseks, mitte enam kujutavaks geomeetriaks kui selliseks. Niisiis võiksime me öelda, et nüüd tekib täiesti uus olukord, kus digitaalia tuleb uue nähtusena meie igapäevasesse ellu. Ja üheks selliseks spekulatsiooniks või fantastilise kirjelduse viisiks on see, et iga kujutis võib saada kavandamise objektiks ehk kavandusprojektiks. Mis tahes digitaalne kujutis on juba nii informatsioonilist üleküllust täis, et kas reaalse või fantastilise kirjeldusena oma informatsiooniga nendel tähenduskihistustel on võimalik selle objekti loomine, vähemalt peatses tulevikus. Juba täna on digitaalne foto seotud sellise üleküllusega. Milline kaamera, milline objektiiv, kus tehtud, millal tehtud, milline värvikama, milline valgustatus. Aga sealt me võime ka natukese edasi minna, mis ka ei ole mingisugune fantastika, vaid juba igapäevaselt toimiv maailm, kus me nähtavat valgust, riivavat valgust, ultraviolet valguse peegeldust, infrapunast ja nii edasi, erinevaid kihistusi vaatame, mis annab meile siis tõepoolest suure informatsiooni sellest, millise nähtusega meil on
tegemist. Ja rääkimata siis juba tulnud iPad Professionalil tulnud siis lidar skännerist, mis annab meile ühtlasi lisaks fotole ka ruumilise pilve sellest ruumist, mida me enda ees näeme. Rääkimata keerulisematest skänneritest, mis teevad seda juba väga täpselt. Niisiis me võime kujutada endale kavandamise olukorda, kus on tegemist ruumilise fantaasiaga. See ruumiline fantaasia on kirjeldatud suhteliselt täpses geomeetria ja matemaatika keeles. See on sealt uuesti välja loetud, sellest on saanud reaalne tegelikkus meie ümber siin ja praegu ja lõpuks ta võtab oma lõpliku kuju. Mis tähendab seda, et algupäraselt fantastiline, algupäraselt välja mõeldud kavandamisprotsessi ja ehitamisprotsessi tulemusena muutub reaalsuse osaks. Nüüd digitaalne reaalsus siis kui me paigutaksime selle jada siia skeemile, siis me saaksime vaadata, millistest reaalsustest see konkreetne kavandatud objekt läbi käib, enne kui ta jõuab uuesti fotona siia meie digitaalsele ekraanile. Kuid kui me nüüd kujutame ette, et digitaalne reaalsus või siis täpsemalt ma ikkagi kasutan seda vana sõna veel, mida ma ei peaks tegema, digitaalne metahorisont haarab kogu informatsiooni endasse, siis on tekkinud täiesti uus fantastiline olukord, kus kõik need protsessid, mida me oleme vaadanud, muutuvad sümbiootiliselt nii digitaalsest füüsilisse reaalsusesse kui vastupidi ja me seda vahet peaaegu, et enam ei tee välja arvatud eksistentsiaalse kogemusega, siis kui me millegi vastu kukume. Nii et juba praegu on mis tahes kujutisest võimalik tegelikult üles ehitada täiesti uus reaalsus ja kui me kujutame siia ette siis tehisintellekti ja 3D printimise või additiivse tehnoloogia võimalused, siis on peaaegu kõik võimalik. Ja nii elab kogu digitaalne universum kui amfiibne seisund võimaliku ja tegeliku vahel, sellepärast et on haaranud need fundamentaalsed horisondid, millega me igapäevaselt tegeleme, on haaranud endasse ja hybridiseerunud üheks terviklikuks nähtuseks. Ja selles kahtlemata on oma võlu kavandamiskesksete distsipliinide esindajatele, sellepärast et kogu maailm muutub üheks suureks kavandamisobjektiks ja kõik me tegeleme millegi kavandamisega. Ehk siis kujutame ette tegelikkust ja võimalikku ja teeme võimalikust tegelikku. Selline oli meie tänane loeng. Tänan kõiki kuulamast. Kuna meil on siin veel natuks aega, siis ma hea meelega vastan ka küsimustele, kui kellelgi juhtub neid olema. Ma küsin ühe küsimuse, mis võib-olla kõigile on tähtis. Kas need loengud on ka tagantjärgi kättesaadavad? Ei ole. Siin ja praegu. Ärme lase digitaalial enda üle võimust saada. Eksistentsiaalne kogemus. See viimane, mis hoiab meid veel vana maailmaga koos. Ei lase täielikult lendu tõusta sellesse uude metahorisonti. Tundub, et rohkem küsimusi ei ole. Võin veel küsida, Küsi pealegi, meil on 10 minutit aega, mille me võiksime sisustada vabalt. Ma rääkisin ilmselt liiga kiiresti. Ma ei oska seda küsimust formuleerida, aga mõtlen lihtsalt, mis minul pähe tuli, kogu selle imagosfääri maailmaga koos. Et kui meil tegelikult on olemas inimesi, kes on pimedad ja ei näe kunagi ühtegi kujutist. Et ma mõtlen, et kuidas ütleme näiteks sellise inimese pilgu läbi kogu siis see uus maailm siis nagu välja näeb. Ma ei oska seda niimoodi formuleerida, aga lihtsalt teguks seon pähe. Jah, ma saan sellest aru. Nii palju, kui ma olen kuulnud ja lugenud, on sünnipäraselt pimedatel inimestel tõepoolest hoopis teistsugune ruumi käsitlus.
Ja minu juhendaja Aleksandr Grebetovitš Rapoport, ise ma ei ole seda lugenud, rääkis ühe sellise loo, et see inimene, kes oli sünnipäraselt pime, oli siis ühel hetkel oli võimalik operatsiooniga taastada tema nägemine. Ja alguses tundus kõik väga fantastiline, see oli juba täiskasvanud inimene, ta oli välja kujunenud isiksus. Ja siis Aleksander rääkis, et lõpuks see uus olukord muutus niivõrd ebameeldivaks, et ta üldiselt läks pimedasse tuppa ja tõmbas kõik aknakardinad ette. Ja üheks kõige selliseks eemale tõukavamaks kogemuseks pidas ta seda, et asjad varjavad üksteist, asjad on üksteise taga. Ja tõepoolest, kui me selle peale mõtleme, et kui meil on ainult taktiilne käsitlus, siis asjad on meie teadvuses on kõik nagu ideaalsed, selles mõttes nad ongi sellised, nagu nad on. Aga läbi nägemismoonutuse, me näeme neid palju ja me nägijatena oleme kõik vaimustuses sellest, et me suudame ruumilist maailma kogeda. Ja meie jaoks ongi see maailm teistmoodi üles ehitatud, sellepärast, et me oleme harjunud lapsepõlvest peale ühelt poolt katsuma ja teiselt poolt nägema. Üks minu kolleeg, kui 2016 tuli virtuaalreaalsuse Vive, oli see, mida me katsetasime 6 arvuti ja 6 prillidega. Ja ma pakkusin talle, et just tuli uus, et kuule, proovi. Sa tahad ju proovida. Ta ütles, et ma ei saa proovida. Mul on ainult üks silm. Tegelikult see ruumiline digitaalne maailm ei olnudki talle enam kätte saada, sellepärast, et seda perspektiiva naturaalisele sarnast simulatsiooni 2 ekraaniga meie mõlema erineva silma ees ei olnud võimalik luua. Kahtlemata ta oli välja kujunenud isiksus ka juba, kui ta kahetsusväärselt silma kaotas, et ta oli õppinud selle nägemisega ja ruumilise maailma kogemise ära. Ja ühe silmaga on ka seda võimalik ikka kogemuspõhjaliselt on meil võimalik seda teha, aga 2 silmaga on kahtlemata palju parem see eksistentsiaalne kogemus. Nii et ma oletan nendest 2 mulle tuntud näitest, et ega nad jäävadki kahjuks ilma sellest maailmast ja sellisena esindavad teistsugust maailma, aga see maailm on kahjuks vist ka juba praegusel momendil, kui digitaalset metahorisonti ei ole tekkinud, on juba nii palju erinev, et me ei saa siin väga palju kaasa rääkida võib-olla sel teemal. Ma vastaks niimoodi sellele. Nägemine on fantastiliselt võimas tunnetusviis ja kui me oleme selle omandanud, sellest on peaaegu võimatu välja pääseda. Kui keegi on käinud Piisa tornis, siis seal oli virtuaalreaalsus juba pikka aega kasutusel ja enamus inimesi nende tasakaalu meel oli nii häiritud, kui nad üles jõudsid, väga vähesed ronisid veel kõrgemale sinna vaatama, üldiselt tahtsid inimesed tagasi minna. Sest kui me nüüd teeme mõttelise eksperimendi või kujutame endale seda ette, siis Piisa torn vajus viltu, ta on kuskil 5 meetrit on see ülevajumine, mis tähendab seda, et me liigume torni välimisseina mööda ühes sellises käigus. See käik on spiraalne trepp, see trepp on nüüd tehtud horisontaalseks, sellepärast et muidu ei saaks üles minna. Ja siis see horisontaalne trepp läheb ja nüüd kui me kujutame endale ette, siis eks ju, kui ta on nagu risti selle vajumisjoonega, siis on seinad absoluutselt vertikaalsed. Aga niipea kui me edasi liigume, siis need seinad hakkavad natukese muutuma. Meie teadvus teab, et midagi on valesti, aga silm ütleb meile, et nad on paralleelsed. Mis tähendab seda, et see teadvus ja nägemine lähevad omavahel vastuollu, mis tekitavad siis paljudes inimestes, kes üles jõuavad, tekitavad siis sellise kuidas seda nimetatakse, hägusoleku või purjusoleku tunde. Minu teine kolleeg, kes katsetas virtuaalreaalsust, temal oli ilmselt soodumus ja nõrk tasakaalumeel. Temaga juhtus selline asi, et ta kaotas kohe tasakaalu. Ja see tasakaal ei tulnudki talle tagasi, kui ta prillid eest ära võttis. Ta läks haiglasse ja haiglas nad avastasid, et need väikesed kivikesed, mis meie sisekõrvas annavad meile selle horisondi
gravitatsioonilise horisondi või absoluutse horisondi tunde, mille najal me teame, et me oleme püsti. Need läksid paigast ära, need läksid kuulmekäikudesse ja siis ta pidi tegema spetsiaalselt harjutusi, et see tasakaalu meil tagasi tuleks. Ja see oli väga tõsine nädalaajaline protseduur, nii et siis, kes ettevaatust virtuaalreaalsuse riistadega, ma jätsin selle eelmisest loengust välja, aga see hoiatus seal on olemas. Seal on kolm tunnusjoont, üks on siis see nurkkiirus või parallaks, nagu seda kirjutatakse, tagapool asjad liiguvad aeglasemalt kui lähemal olevad asjad ja miks virtuaalreaalsuse prille ei õnnestunud teha, oli see millisekundeid ei suudetud seda signaali nagu inimese teadvusega kokku viia. Nüüd ta tuleb nii kiiresti, kui me pead pöörame, siis ta jõuab, see pilt juba liigub seal. Aga kui mõned millisekundid hilineb, siis juhtub ka see sama asi, et meie gravitatsioonimeel, nägemismeel ja teadvus omavahel ei haagi kokku ja siis läheb süda pahaks. Ja kui see horisont lahti lasta, nagu ma ütlesin, sõidame nii, et horisonti ei ole, siis läheb ka kõige vilunummatel mängijatel läheb süda pahaks. Ma võin lubada. Nii et nägemine on üks väga-väga võimas vahend, mida ma ei oleks osanud arvata, et see meile nii oluline on. No oleks pidanud teadma, aga ei osanud arvata, et see nii oluline on pärast seda alles, ma olen teadvustanud, kui prille on kasutatud. Ma võin juurde öelda, et selle PISA-torniga midagi sarnast, õrnast sarnast või kogeda Tartu Saatressil Raekoja plats 8. Ja, õige, muidugi. Tore maja, kus on muistimuuseum ja seal on ka põrandad horisontaali aetud. Rõdupõranda on endiselt piltu, nii et võib seda erinevalt näha teisel korrul. Ja ka Liebeskindi muuseumis Berliinis on vastupidi, seinad on vertikaalsed, aga põrand on viltu. Ja siis inimesed automaatselt käivad mööda seina ääri. Nii ta on, et selliseid kuriositeete võib leida. Ja nüüd, kus digitaalreaalsus muudab kõik fantastilise meie jaoks sama eksistentsiaalseks kui tegelik kogemus, vähemalt Varjo niimoodi lubab seda teha, siis ma kujutan ette, et meid ootavad ees täiesti uued kogemuslikud võimalused ja see põlvkond, kes kasvab juba selles digitaal-meta horisondis järk-järgult, siis nende ruumikogemused ja nende kultuurikogemused saavadki olema võib-olla kardinaalselt teistsugused. Ja või ütleme, virtuaalreaalsuse prille alla 12 aasta üldse ei soovitata lastel kasutada. Nii et sellega peab olema ettevaatlik. Ma oleks küll ettevaatlik. Nüüd on meie aeg peaaegu täis. Ma võtan veel ühe küsimuse, kui sellest kasu on. Ja siis jätame seekord pooleli. Tundub, et ei ole. Tänan kõiki kuulamast. Loodan, et sain pakkuda midagi, mida enne ei teatud või mis oli huvitav ja sellega on minu see ülesanne täidetud. Tänan kõiki, kohtumiseni järgmistes loengutes. Paremat teisipäevade eest. Nägemist!